Austatud täiskasvanu hariduse spetsialistid, head kaasteelised. Nagu te kõik teate, käib praegu Glasgow's üks maailma kõige suuremaid tippjuhtide kohtumisi, juba 26. kliimaprobleemidele pühendatud arutelu. Kõigi nende tippkohtumiste eel ja ajal on teadlased püüdnud riigijuhtidele head nõu anda. Nii ka seekord. Ühisel häälel kõnelesid eile õhtul rohkem kui 40 riigi peateadurid, Eesti nende seas. Et seetõttu julgen ma tarvitada mina vormi. Ega me kõik arvagi, et riigijuhid seda nõu kohe kuulda tõttavad, sest enam-vähem sama head nõu on antud juba viimased veerand sajandit. Ja pealt näha mitte eriti tulemusrikkalt, nagu on üsna häälekalt väljendanud Greta Thunberg. Sellest hoolimata ei tasu mitte mingil juhul alahinnata nõu andmise pikaajalist mõju. See on nagu tehnoloogiliste muudatustega. Amara seadus, Roy Amara järgi, ütleb, et me kipume ülehindama tehnoloogiliste uuenduste lühiajalist mõju ja hullusti alahindama tehnoloogiliste uuenduste lühiajalist mõju ja kipume hullusti alahindama nende pikaajalist mõju. Ja sama toimub ju nõuannetega, eriti nendega, mis on antud lastele. Ja mõneti parem seis on nende nõuannetega, mis on antud õppuritele üldiselt või ümberõppivatele täiskasvanutele. Sellega seoses on kõige kuulsam kaasaegne Eesti soost teadlane, mälu-uurija Endel Tulving meile selgitanud, et isegi parimat nõu tuleb anda eri sõnastustes päris mitu korda, et see kohale jõuaks. Ja see käib ka õppimise kohta. Eriti siis, kui õppuriteks on suurte kogemustega täiskasvanud, need, kes on juba elus midagi saavutanud ja kes maailmast natuke teavad. Ja selle kogemuse ja maailmast teadmise puhul on meil üks tõsine aga. Me teame nimelt Murphy seaduste kogusse kuuluvast Clarki seadusest, kuidas asjad mis tahes olulise idee puhul käivad. Et reaktsioonid on üldiselt 3 astet. Alguses ühmatakse, et see idee on ju võimatu, ärge raisake mu aega. Üsna varsti kuuleme, et see on ju võib-olla võimalik, aga ei tasu ettevõtmist. Ja kui asi on kellegi kolmanda poolt korda aetud ja juba korralik kasum välja võetud, siis eelmise 2 mõtte eest kõnelejad ei unusta mitte kunagi kinnitamast, et nad on kogu aeg rääkinud, kui hea idee see tegelikult oli. Kui üldse midagi täiskasvanute õppimist põhjalikult segab, siis just selle seaduse mõju. Sest see lõhub väga inimeste usaldust, kui käilakujude positsioon nõnda muutub. Kooliõpilisi puudutab see veidi vähem, sest nemad ei pruugi olla kuuldudki praeguste käilakujude varasemaid sõnu. Ja me üldse ei pruugi täpselt mäletada, mida keegi nimelt varem ütles. Aga Endel Tulving kinnitab, et meie mälu on selle kinni püüdnud ja salvestanud. Ja mingil sobival või tegelikult tavaliselt väga ebasobival ajal ilmub see aspekt jälle nähtavale. Nii et õppimine on tegelikult suurelt jaolt usalduse küsimus, nii nagu nõuannete kuulamine. Nüüd ajal me eelistame õppida mitte iseenda valusate kogemuste kaudu, aga teistelt. Nendelt, kes teavad. Ja see on üks mõttekoht läbi sajandite ja saab olema mõttekohaks tulevikus, kes siis peaks õpetama. On selge, et õpetaja peaks õppijast olema palju targem ja kogenum ja kindlasti usaldusväärne. Sest muidu ei ole mõtet teda kuulata ja veel vähem õppust võtta. Sel tähelepanekul on küll palju sügavam sisu, mille on sõnastanud Bertrand Russell. Tsiteerin: kui rumal inimene jutustab ümber seda, mida tark räägib, ei ole see kunagi õige. Sest alateadlikult muudab ta kõik selle, mida kuuleb, selleks, mida tema suudab mõista. Ja nii võib tegelik mõte minna kaduma veel hullemini kui tõlkes. Ja siit üks lihtne mõte. Isegi kui õpitakse
globaalselt teadaolevaid asju, on õppimine üldiselt lokaalne. Õppimise edu tugineb suurelt jaolt õpetaja tarkusele ja usaldusväärsusele. Need omadused realiseeruvad mitte nende silmis, kes õpetaja tööd maksavad, vaid need realiseeruvad õppurite silmis. Ja õpetamise korraldajad ei saa neist asjadest üle ega ümber. Tagasi Glasgow'sse ja eilsesse õhtusse. Ega meie peateadurite seltskonnal midagi revolutsioonist ju öelda ei olnud. Aga mõned uued aspektid siiski lipsasid meie sõnumitesse sisse, mis on relevantsed ka väga tänase päeva jaoks. Me rõhutasime, et tehnoloogilistest uuendustest ja põhjalikust sotsiaalmajanduslikust analüüsist enam ei piisa. Me vajame midagi rohkemat. Me vajame lahendusi, mis suudavad arvestada inimeste unistusi, soove, hirmusid ja ka inimkäitumise eripärasid. Ei piisa väitmastest rohepöördes saame kauba peale veel puhtama õhu ja parema tervise, energiajulgeoleku ja ka hulga võimalusi uusi ja paremaid ärisid teha. Inimesed peavad ennast selles protsessis hästi tundma. Ideaalis olema isegi eestvedajad, sest muidu asjad lihtsalt ei toimi. Me ei pannud paberile kirja, aga me panime ridade vahele mõtte, et elamist väärivat tuleviku ehitamine on sarnane vaktsineerimisega. Probleemid on globaalsed, aga lahendused on lokaalsed. Vaktsineerimine on üksikisiku tegu, aga vaktsineerimise mõju on alati kollektiivne. Sama lugu on rohepöördega või kliimamuutuse leevendamisega. Üleminek teistmoodi toimimisele peab olema globaalne, toimuma enam-vähem sarnaselt korraga kogu maailma mastaabis. Ja samal ajal iga aparaat paigutatakse ju konkreetsesse kohta, kellegi aia taha või lausa õue sisse. Seekord me ütlesime, et sageli ei ole ju aparaate üldse vaja. Tehnika viimane sõna ei ole mitte alati parim lahendus, kõik sõltub kohast ja tingimustest. Me ütlesime, et tuleb nutikalt rakendada traditsioonilisi oskusi, ka põlisrahvaste oskusi, ellujäämise oskusi. Tuleb sobituda kohalike oludega ja mis kõige tähtsam, püüda mõista ja toetada päris tavalisi inimesi. Ja me arvasime, et kohalike olude tundmine pluss kohalike inimeste kaasamine ja neile sobiva õpetuse pakkumine on sageli suurim samm elamist vääriva tuleviku poole. Kaine mõistus ütleb meile, et mastaapsed ümberkorraldused, mis tahes kriiside leevendamine ja neist välja tulemine ei tohi käia isevoolu teed, lootudes, et kvantiteet ükskord ise hüppab üle kvaliteediks. Kurja juur on selles, et kui lasta suurtel muutustel, eriti kriisidel omaette areneda, siis juhtub alati üks ja sama, rikkad saavad rikkamaks, vaesed jäävad vaesemaks, ühiskond polariseerub, rahutus suureneb ja potentsiaal rahutusteks kasvab. Selles suunas kipub liikuma tegelikult iga ühiskond, kus inimeste tulevik on jäetud põhiosas nende endi vastutusele ja osaliselt ka Eesti ühiskond, kus me näeme kiiret polariseerumist. Aga see ei ole ajaloo vältimatu kaasnähe. Kogu maailma tulevikku muutvad protsessid vajavad mitte ainult uusi tehnoloogiaid ja seadmeid, vaid ka palju õppimist ja sinna juurde tarka juhtimist ja selgeid plaane. Ja mitte ainult riigijuhtide, vaid ka regioonide, valdade ja üksikute kogukondade tasemel. Sest iga koht on erinev. Ja nende iseärast nutikas arvestamine on sageli rohkem kui pool võitu. Kui püüame kaasaegses maailmas õppimist lahti mõtestada
siis me ei pääse üle ega ümber informatsioonist ja selle liikumisest. Ja tagasisidetki õppimisele saame ju selle kaudu, et õppur end kuidagi väljendab või midagi kasulikku teeb. Õppimise olemus on küll infoajastul muutunud. Fakte on nii palju, et isegi ühe kindla valdkonna piirest pole ühel lihtsurhelikul enam võimalik neid kõiki omandada. Ja peal selle on veel tohutu hulk asju, mis ei ole õiged. Mõnikümmend aastat tagasi, kui hakkas tekkima elektrooniline infovahetus, tundus, et kohe-kohe jõuame heasse uude maailmasse, helgesse infopõhisesse maailma, kus iga oluline tõsiasi on vaid paari kliki kaugusel. Siis tuli kainenemine, selgus, et sisenesime müra ja ebatõdede maailma. Maailma, kus sõna on vaba ja kus teave ei pruugi olla tõene. Ja kus teabe adekvaatsuse kontrollimine on järjest keerukam. No, märksõnad on siin internet ja sotsiaalmeedia, aga kumbki neist ei ole saatanast. Need on tegelikult eelmise sajandi kõige fantastilisemad leiutised ja mõlemad on olnud ja on kindlasti kaua aega edaspidi suurepärane võimalus nii enesetäiendamiseks, arendamiseks kui ka meelelahutuseks. Ja mõlema tugevaim ja nõrgim külg on üks ja sama märksõna, see on vabadus. Osalt võib-olla ka tagasiside puudumine või selle hilinemine. Et kui naabriga üle aia tülli minnes on küllalt lihtne säilitada soliidsust, siis nüüdisaegses infoväljas, olgu siis e-kirja või kurja Facebooki kommentaari kaudu on lihtne ju kaasteelisele näkku sülitada. Seda saab teha ju anonüümselt või vale nime all. Interneti kasutamine on saamas üheks inimeste põhiõigustest. Sellega küll kaasub otse kohe hoopis teine, natuke torkivam küsimus, et kas inimestel on ka siis võõrandamatu õigus viibida infopüra keskel või paigutada ennast teadlikult konstrueeritud valeinfo välja. Nõukogude süsteemi ühelt kõige sädelevamalt kriitikult väljapaistvalt filosoofilt Aleksander Zinovjevilt pärineb mõte, et pole midagi saatanlikumat kui professionaali käega moonutatud tõde. Isegi haritud ja kogenud inimesel on sageli pea võimatu omal käel leida teed sellise tõe ja vale eristamiseks. Ja veel raskem on aduda, millist infot näidatakse teadlikult vääralt või osaliselt, jättes lihtsalt mõne konteksti radikaalselt muutva aspekti välja. Nii näiteks toimis hiljuti Facebookis Varro Vooglaid. Ta kirjutas sinna, et akadeemik Krista Fischeri hinnangul tulnuks 23. oktoobril Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldus lihtsalt ära keelata. Tsitaat. Ja Varro Vooglaid tegi sellest mõttest lähtuvalt hulga kaugele ulatuvaid järeldusi. Kui ma järgi vaatasin, siis Krista Fischeri sõnad olid tegelikult sellised. Järgneb pikk tsitaat, ma palun seda aktsepteerida. Tsitaadi algus: sellisel moel seda lubada ei olnud õige. Delta-tüvi on nii nakkav, et võis levida ka vabas õhus. Aga peamiselt selle võimaluse, et inimesi pannakse bussidesse ja tuuakse mujalt kohale, oleks kindlasti pidanud välistama. Fotodelt on näha, et Võrust, Valgast, Tartust ja mujalt kohale toodud olid peamiselt vanema generatsiooni esindajad, istusid bussis tihedalt koos ilma maskideta. Oleksin toetanud selle ürituse ärakeelamise otsust, kuigi saan ka aru neist, kes õigustasid lubamist. Varro Vooglaid tõi oma tekstis ära ainult esimese ja viimase lause, sellest muutus kogu kontekst. Kui nüüd sõna on nii vaba, et sõnumit võib julgesti moonutada ja kui seda tüüpi väitlus ja moonutamine ja moonutatult informatsiooni esitamine on inimõigus ja praegu tundub, et on, siis ei saa me enam piirduda vaid klassikalise haridusega, mis tutvustab fakte ja pakub valiku seoseid nende vahel.
See on koht, kus täiskasvanu haridus peab sekkuma. Noor põlvkond saab juba koolist teada, mis on demagoogia, kuidas ära tunda manipuleerimist. Sellist teadmist ja kaasnevat paksu nahka paljudel keskealistel ja vanematel inimestel lihtsalt pole. Nii et kui sõna on nii vaba, siis peab kogu haridusmaastik reageerima. Sest inimestel on võõrandamatu õigus omandada demagoogia ja manipuleerimise mõju tasakaalustav haridus. Inimesed ei ole süüdi selles, et siis kui nemad koolis õppisid, oli hea lastetoa ja efektiivse enesekaitse tähendus teistsugune. Me peame reageerima ühiskonnana ja ka koolisüsteemi kaudu sellele, et nende kategooriate tähendus muutub. Inimestel on ka võõrandamatu õigus ja vajadus saada korralik haridus ka selles, kuidas teha faktikontrolli, kuidas tunda ära petukirju, õngitsemist või püramiidskeeme. Tegelikult ei ole selles väites mitte midagi uut ega revolutsioonilist. Kui maailm muutub keerulisemaks, siis peab vastavalt muutuma hariduse paradigma. Ehk parafraseerides tuntud ütlust, et igaüks peab olema vähemalt üks kord elus noor, pole tähtis, mis vanuses. Täiskasvanu hariduse roll kasvab juba sel lihtsal põhjusel, et ainult väga vähestel on tänapäeval privileeg töötada samas valdkonnas kogu elu. Elu muutub lihtsalt nii kiiresti, et õpitud ametid kaovad. Ja laiemas plaanis oleme paljude suurte väljakutsete ees, millest sõltub hulk kaduvaid, aga ka tekkivaid ameteid. Tulevikku piirudes me ei saa üle ega ümber energiaprobleemist. Mitte on sellepärast, et elektri hind on hüpanud mitte lakke või juba laest läbi katusest välja. Seal on palju sügavamad põhjused. Sest kaasaegne infoühiskond saab eksisteerida ainult siis, kui seda toetab perfektne energia varustus. Selle kontekstis me räägime praegu palju rohepöördest. See ei ole lihtsalt rohkem metsa või puisniite või taastunud rabasid. See on lõvi osas hoopis midagi muud. On 2 aspekti. Kasutada vähem energiat ja teiseks osata puhtamalt elektrit toota. Mis tähendab, et tekib raudselt sadu uusi ameteid. Küll on hea teada, et mis suunas võiks haridus vaadata, et õigel ajal reageerida. Emedelt öeldes kõige rohelisem on see energia, mis on üldse jäetud tootmata ja tarbimata. See koormab keskkonda kõige vähem. Eestil on siin tegelikult suur edumaa. Ja võtmesõna on hoonete kompleksne renoveerimine. Praegu tundub olevat see kõige parema kulu-tulu suhtega tee rohepöörde realiseerimisele. See ei ole mitte ainult soojustamine, küttesüsteemi vahetus. See on ka kohalik energia tootmine, energia salvestamise võimalus, hea ventilatsioon. Kui seda teha, siis hoonete energiavajadus väheneb lausa 2 korda. Eks ka leevendatakse tiputarbimist, ei pea kaablid nii jämedad olema, leevendatakse energiadefitsiiti külmal ajal, aga luuakse ka hea sisekliima ja surutakse maha õhu kaudu levivat viirushaigust. Selles mõttes on Eesti mitme aasta võrra Euroopast ja maailmast ees oma praktiliselt tööstuslike lahendustega, mida pakub akadeemik Jarek Kurnitski töörühm. Sellest hoovusest on praegu väljas väikeelamud ja administratiiv- ja tööstushooned. Ja selle võrra, kui inimeste jõukus ja energiahinnad mõlemad kasvavad, leidub kindlasti neid, kes rehkendavad, et hea soojustus, ventilatsioon ja uued küttesüsteemid tasuvad ennast päris kiiresti ära. Ja on päris kindel, et nende majade kõpitsemisel saavad veel paljud mitukümmend aastat tööd ja leiba. Igas kogukonnas on ju hooned erinevad. Ja seetõttu nende kõpitsemiseks tarvis palju erinevaid käsi ja ajusid, sest iga lahendus on individuaalne. Ja kes siis veel, kui mitte kohalik omavalitsus oskab hinnata, kui palju ja millised oskusi oleks tarvis omandada või millised nõuded paika sättida. Selle kohta käivad küll Antoine de Saint-Exupéry kuulsad sõnad, mille ta pani rebase suhu. Kõlavad lihtsalt ja kompaktselt, kui taltsutad, siis vastutad. Kui annad soovituse või sätid paika regulatsiooni, siis õpeta, kuidas seda mõista ja järgida. Teine viis liikuda rohepöörde poole tähendab puhtamalt energiatootmist, elektritootmist eelkõige. Ja keskne probleem oli mitte see, et me toota ei oska.
Keskne probleem on selles, et elektrit lattu toota praegu ei ole võimalik. Tootmine ja tarbimine peavad kogu aeg olema tasakaalus. Ja siit siis taastuvad energiaallikate, päike, tuul ja muud murekoht. Meie kliimas võivad äärmuslikud tuulevaiksed ja külmad perioodid talvel kesta kuni 3 nädalat. Ja õnnetuses kattuvad need samasugustega Põhja-Euroopas päris palju. Seetõttu me vajame massiivset energiasalvestust. Salvestuskompleks ja mahutavusega 5 ja isegi parem 10% kogu aastas tarbitavast elektri hulgast. See tähendab, et tuleviku energeetika keskne ülesanne on mitte energia tootmine, vaid energia salvestamine. Sest see suur süsiniku heide ja surve keskkonnal, mis praegu meil on, tuleb mitte oskamatusest puhtamalt energiat toota, vaid sellest, et vahel peame tootma reostavatest allikatest. Energiasüsteemi muutumine ja muutmine algab tegelikult selle kõik tagumisest otsast, kohalikust omavalitsust, isegi Ääremaalt. Et sealt, kus varem ainult tarbiti ja maksti, tuleb nüüd hakata tootma ja salvestama. Et ei oleks vaja nii jämedat traati ja nii võimsaid trafosid. Ei ole vaja saata elektrit Narvast Pärnusse ja pärast tagasi. Tehnilised sõnad on muidugi keerukad, on elektrivõrgu ja ülekandekulude optimeerimine. Aga tegelikult ka see tähendab palju uusi ameteid ja sadu, kui mitte tuhandeid uusi töökohti. Ja nimelt seal, kus varem ainult tarbiti ja maksti. Väga paljud asjad, mis on praegu plaanis, ulatuvad otsaga inimeste juurde. Olgu see kas või Keskkonnaministeeriumi uue keskkonnavaldkonna arengukava Kevad. Selle selgroo 6 vaalast üks on ringmajandus. Ja olulised märksõnad on märka, hooli ja tegutse. Eks nad kõik ulatuvad inimeste juurde või nende igapäevase töö juurde. Ringmajanduse suur idee on ju fantastiline. Ei ole enam prügi, on lihtsalt teistmoodi ressurss. Kui naljatades öeldakse teaduse kohta, et ühe mehe vead on teise mehe andmed. Suund, kuhu liigub kogu Euroopa, on päris selge. Rakendatakse tarkust. Peetakse silmas, et kõigi poliitiliste otsuste puhul kõigil tasanditel oleks laual teiste argumentide kõrval ka seonduva valdkonna parim teadmine ja sellega koos vastav väljaõppe. Olgu see tsellulosi tehas, tuumajaam, uus väike sadam, päikse või tuulepark. Ja see suund on äärmiselt vajalik ka kohalike omavalitsuste tasemel, eriti just väikest omavalitsuste tasemel. Mihkel Muti sõnadega väike peab endast niimoodi märku andma, et see teistele väga närvidele ei käiks, aga siiski tähelepanu köidaks. Ja natuke käib see närvile nagunii, sest väikeste olemasolu on suurte jaoks juba iseenesest tüütu. Eesti on väike riik, kus peaaegu kõik tunnevad kõiki. Ja parim teadmine enamasti vaid paari telefonikõne kaugusel. Ja sageli piisab kiirest nõupidamisest nendega, kes teavad tarkadega ja mitte kavalatega. Nendega, keda usaldatakse ja kelle järgi joondutakse. Ja nii on paljudes ühiskonna elu aspektides kullakaaluga eksperdid, kes on kohalikus elus nähtavad ja usaldatavad. Ja suure füüsiku Werner Heisenbergi definitsiooni järgi on ekspert selline inimene, kes teab kõige hullemaid vigu, mida tema alal on võimalik teha ja teab ka seda, kuidas end vältida. Ja eriti oluline on see kohalikul tasemel, kus ressursse ja vintskust ei pruugi nii väga palju varuks olla. Ja meile peaseks olema meeletult palju informatsiooni. Tuletame meelde Lennart Meri sõnu, õigete otsuste langetamisel ei ole määrav mitte informatsiooni hulk, vaid selle kvaliteet. Ja praegusel hetkel sobivad ehk punkti panemiseks hästi Iiri kirjaniku ja õpetlase Clive Staples Lewisi sõnad. Me ei saa minna tagasi ja muuta algust. Aga saame startida sealt, kus oleme ja muuta lõppu. Saame seda teha, pakkudes oma kaasteelistele usaldatavat informatsiooni, head ja täpselt sihitud haridust ja haritust, innustades neid selle alusel julgelt tulevikku vaatama. See teeb kogukonnad tugevaks. Ja ka meie riik on lõppeks ainult nii tugev, kui tublid ja võimekad on selle
pisimad rakukesed. Aitäh! Suur aitäh nende mõttevahetuste eest. Väga palju erinevaid märksõnu ja mõtteid, mida siit ettekandest kõrva taha panna. Võib-olla enim, mis mina enda jaoks siit välja nokkisin, oli just see märksõna, et õppimine kui usalduse küsimus väga selgelt tegelikult mitmel tasandil ja kohapealsete olude nutikas arvestamine. Et võib-olla tõesti on aeg sealmaal, kus ääremaastumine on varsti kujunemas hoopis selliseks positiivseks märksõnaks, mitte enam negatiivse alatooniga märksõnaks. Aga võib-olla üks küsimus ka siia juurde veel lõpetuseks, et kui nüüd mõelda sellise ühe soovituse peale, mida teie annaksite selle ettekandele tagasi mõeldes kohalikule omavalitsustele, siis mis see oleks? Mida kohe tuleks tegema hakata? Kuulake tarku ja mitte kavalaid. See on Francis Baconi sõnadest, et ei ole midagi ohtlikumat riigile kui see, et kavalad saavad esineda tarkadena. Ja kuidas tarkust ära tunda? Ma arvan, et see paistab ikka üsna kiidesti ise välja. Selle jaoks on meil olemas väga palju kainet mõistust kõigil. Ja veel on tulnud meil Sliidosse ka üks küsimus. Kuidas selgitada selle ettekande põhisõnumit 10 000 Eesti inimestele, kellel on ainult põhiharidus või veelgi vähem? Igaüks neist oskab midagi, mida teised ei oska. Ja ärge kartke oma oskustega välja tulla. Mõni oskab väga hästi näiteks küttepuid lõhkuda, mõni tunneb metsas ära, teeb vahet kukesene ja võisene vahel, mida mina enam ei tee. Ja mitte ühegi panus elamist vääriva tuleviku poole ei ole liiga väike. Et alustada sealt, mida sa ise saad anda endast võib-olla natukene rohkem, kui sinult oodatakse. Ei tasu häbeneda oma teadmisi ja oskusi. Ja. Suur aitäh, Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president. Ilusat päeva teile.